Toila valla noortel tuli idee ehitada merekonteinerisse noortekeskus ja kuna tegemist oli niivõrd suure investeeringuga, siis oligi meie eesmärk kaasata mudeli loomisesse oma ala professionaalid, mistõttu pöördusime Eesti Kunstiakadeemia poole. Algne lähteülesanne Toila vallalt oli mobiilse noortekeskuse kontseptsiooni väljatöötamine ja meie ülesanne oli siis hoolitseda koosloomeprotsessi eest, kaasates noori kogu disainiprotsessi vältel, aga samas ka tegelikult põhjalikult läbi töötada tehnilised joonised. Ja kõige ägedam selle lähteülesande puhul oligi see, et see oli noorte enda idee. Ühiskonna jaoks on täna noorte valdkond veel natukene tundmatu ja minu jaoks oli positiivne üllatus, kuidas Eesti Kunstiakadeemia tööpere võttis enda südameasjaks tulla koha peale, tutvuda meie piirkonnaga, tutvuda meie võimalustega ning luua esimene usalduslik kontakt noortega. Noortelt tuli idee luua mobiilne noortekeskus merekonteinerisse ja neil oli ka väga palju erinevaid ideid, mida sinna sisse panna, nagu väligrillid ja rõdud ja liikuvad seinad. Eesti Kunstiakadeemia roll selles projektis oli hoolitada selle eest, et kõik osapooled tunneksid ennast kaasatuna ja kuulduna, mis tähendas siis seda, et me kuulasime nii noortegrupi vajadusi, me kuulasime nii noorsootöötajate vajadusi, kui ka me arvestasime tegelikult tudengite ekspertiisiga. Noorte jaoks oli see väga eriline kogemus, kuna koostöö lõppedes nad tundsid, et nende sõna on igas etapis kuulda võetud. Mobiilse noortekeskuse projekt võiks olla inspiratsiooniks ka kõikidele teistele omavalitsustele. Ma väga sooviks, et igas vallas oleks noorte omaalgatuslikke projekte.